Tere tulemast kanalile Sina otsustad, algab suvine seeria Avastame Eestimaad. Esimeses kohaks on meil Elva, siinsamas kohe üleval näha. Oleme siin raudteejaamas, rongijaamas, sest teadaolevasti Elvas ehitati sest siin oli kõva postilinn ja tänu sellele hakkas siia siis linn üldse kogunema. Aga esiteks natuke seeriast Avastame Eestimaad, miks me seda teeme ja kuidas me teeme. Me anname ülevaate Eesti linnadest, alevikudest, väikekohtadest ja käime seal väga põgusalt, sest lihtsalt pole aega suvel nii palju. Ja me üritame mitte anda nii ajaloolist, sellist faktipõhist ülevaadet linnadest, vaid pigem käime ise, uurime, käime ujumas, käime söömas ja avastame selle koha võlusid. Aga mis ma pikalt räägin, hakkame Elvat avastama. Tere tulemast Elvasse. Elvast on aja jooksul kujunenud puhke ja suvituslinn. Elva pindala on ligikaudu 10 ruutkilomeetrit ja siin elab 5700 inimest. Elvas on oma raudteejaam, bussijaam, lauluväljak, jalgpallistaadion ja palju muud linnale omast. Elvas päris tuntud inimesteks on näiteks lauljad Kerli Kõiv ja Luisa Värk. Elvas tegutseb spordiklubi FC Elva. Elva linna piiridesse jäävad Verevi ja Arbi järv ning linna läbib Elva jõgi. Alates 2006. aastast toimub Elvas Eesti hip-hop festival. Head vaatamist! Jah, kell on 9:30, siin raudteejaama juures kohe on kohvik Elva. Äge ilus siin kohe alguses tervitab selline purskkaev, lapsed juba mängivad, nii et järelikult asi toimib. Ühesõnaga, siin on nagu söögikohad, kohvik Elva ja Elva burger. Et need on praegu kinni, ma olen varajased, aga me sõime juba hommikut. Et pigem otsime mingi teise söögikoha siit. Aga siin on info olemas, vallavahis 0,2 ja kultuurikeskus kilomeetrit siis. Purks on 12 päevad. Jah. Aga tundub mugav nagu kiiramps ja korras. Seekord me ei saa näidata, mis siin toimuma hakkab. Tegelikult tahaks proovida käia kultuurikeskus, äkki saame mingi infopunktist infot, midagi sellist. Aga nagu tavast võib-olla, kes varem kanalilt on näinud, siis kui me oleme kuskil Narvas või Tallinnas käinud, siis ma kogu aeg alustan, ütlen, et ei ole siin käinud, ei ole seal käinud, aga Elvaga on teine lugu. Olen Lõuna-Eestist ikkagi ja siin on juba sellised kohad, kus ma olen käinud. Elvas jah, kõigepealt tervitan sõpru, kes on siin üles kasvanud, pättusi teinud ja nii edasi. Et siin isegi mõne jaanipäeva maha pidanud, ujumas käinud korduvalt ja nüüd ma nägin, et discgolfirada on ka siin. Tolle võtab ka suvel ette veel ja ongi jälle Elvas käidud. Et selles suhtes mulle alati meeldinud, väga mõnus selline rahulik õhkkond, palju metsa, palju parki alles, et kesklinnas muidugi on võib-olla selline linnasem elu, aga siin algus väga mõnus roheline. Mingi hotell on. Aga kohe on rongijaama kõrval. Elva. Kõik on siin öelda 2 V-ga vana Eesti kirjas. Elvas tervitab orav ka kohe meid. Kohe näha. Rõõmus, kohe teeb tuju heaks. Üks orav juba piisab. Korraliku saia lõhn tuleb ja siin juba mehed ees tegelikult maiustavad midagi. Coca-Cola ka peale, hea olla, päev alatud. Saame ka midagi. No, ma ei tea, vaatab, mis toimub. Tegelikult juba kokatakse näha aknast. Siin kohe raudselt. Kooki tahad? Tahagi. No mingit saiakest ikka võtaks vist, jah? Vaatame las. Ära võtab enne meid ära. Ei, igatahes oleme Elvas siin kohas kooki tahad. Vaata, kui äge, saad sõbra lähedal. Lähme astume sisse ja võtame need soojad pirukad. Tervist. Tervist. Midagi soolast ja midagi magusat võtaks. Soolast on pakkuda singijuustuga ja porgandimuna hetkel. Ja kaneelisaiaga läheb nüüd natukene aega, et magus on kõik praegu hetkel otsas. Selge, aga kookis on pakkuda. Kookist ei hakka võtma, 2 seda küll soolast. Kohe läheb singijuustu. Lõhn on hea, tundsime kohe väljast, sellepärast siia tulime. Seda on juba kaugele selles suhtes tunda. See on mõnus, jah. Terve päev küpsetad, siis paratamatult see jõuab igale poole. Jah, võtan sulast. Pääle. Aitäh. Mõnusad soojad. Ei ole vaja. Nii, 2,60 oli siis. Selge. Tõesti soojad, kuumad. Nii, ja 7 liikut tagasi. Suurepärane. Aitäh, kena päeva teile. Ilusat päeva. Voh, kui hea, sest tahtsime alguses mingit purksi või midagi. Pigem võtad saiaksed. Meil on kohe olemas. Mis point on? Ülimõnus, chill, väike koht. Hästi selline tervitav, hästi sõbralikud teenindajad. Oma elu käis, räägib, et terve päev peab küpsetama ja siis käib.
aga kõige naljakam oli see, et kõndisime, ma arvan, mis me tegime nüüd 100 meetrit alguskohast, juba tundsin mingit lõhna, juba esimene paus. No, niimoodi peaks Eesti kohti avastama, aga ma kohe teen sellise nii-öelda maitsetesti ära, sest tegelikult on tõesti kuum. Anna suur raha operaatorile väike, aga vaatan, on ikka tõesti suur ja näed siit, no mõnusalt pandud asju. Ei ole koonerdatud, ma võtan kohe siit. Perfekt, no, mõtlen. Enne ütlesin küll, et mingi hommik sööks söödud, aga praegu selline soolane amps vahele, näed, juust mõnusalt sulab, aurab. Ja ei ole nagu niimoodi, et noh, mis sa poest ostad kuskil suurketist, et lihapirukas ja siis on saig ja mingi väike lihad. Kohtla Elvas, kohki tahad, meie soovitame väga tulla, mõnus teenindus ja väga saiakab. Üks tore uudis veel, et nimelt meie seda suvis projekti toetab eelkõige Red Bull ja kuna minul jäi hommiku kohvi joomata, sest täna on see selline võib-olla täitsa hea asendus. Karge ja hea minek. Aga siin Elvas töö käib, puhurid käivad siis, need mehed, kes enne meid saiakis ostsid, need olid kõrval majas ehitasid, juba oskasid soovitada kohe, et soe singi juustu saiake, aga noh, siin valitsuses, ma ei tea, mis valitsuses, äkki see ongi see mingi tähtsam hoone, vaata. See on nagu näha. Valitsus kohe, igas linnas on oma valitsus. Vaata, mis tera väga ilus hoone näeb välja ja näha, et siin tehakse kohe tööd. Jah, nagu öeldud, Elva vallavalitsus. Sama nagu on. Sisse me ei hakka sinna ronima, aga hoone näeb väga hea välja. Elvasse ma ei hakka, tead. Seekord mitte. Võib-olla täna saab valijaid juurde. Eks näis. Aga mis meil ei silma, ei tegelikult veekogu siin kohe silma. Et täna teeb küll mingi sulpsu ära, loodetavasti Elvas. Vaata, mis siin toimub. Kaitseliit, Tartu Malev, Elva malevkond. Ilus vapp, Eesti lipp. Armas majake. Selline nagu jah, aga hästi turvaline kuidagi tundub, vaata. Nagu selline komplektne. Kuidagi kompaktne tähendab, jah. Kompaktne maja kuidagi. Särgivalik, et siin jalkafännidele pühendatud tänane esimene osa võib-olla. EM hakkab, ma loodan, et kui see video on üleval, siis juba võib-olla esimene matš on käinud ja just alustame. Mina olen siis Itaalia poolt EM-il, kes veel ei tea, eks vaatab, kus läheb. Mis nimi see selja peal on? Taga on selline, võib-olla vanemad vaatajad. Täpselt, vanemad vaatajad võib-olla teavad seda legendi. Et see jooksis nägite, oli mul AC Milani särk seljas, et tuntud kaitsega sealt. Et selline väike lugu läbi särkide minu kanalil siin videodes. Aga noh, mis ma jalkas peatun, küll ma arvan, mõnes reisivideos me vaatame ka kuskil õlleklaasi taga jalkat, et suvi terve ees veel jalkalainel. Aga siin on mõnus, mina nagu ei mäletaks, et seda terrassi siin kogu aeg oli. Võib-olla oligi juba ammu, aga jälle mingi uus koht, ma ütlen, me ei jõua kõiki kohti läbi käia. Järve siis või? On ju laululava. Laululava kohe kaugel näha, tõesti. No siis on teada. Siin annab ikka avastada seda. Et meil siin, nagu ütlesin, et meil nii palju aega ei ole, superkaua aega, et me üritame põgusalt vaadata ikkagi, mis silma jääb. Praegu oleme mõned sammud jõudnud teha ja avastada kui palju. Väga mõnus, kuule, väga mõnus. Aga siin on mingi ägedam süsteem, kuule, ma pole seda näinudki. Veidi jube, ma ütlen ausalt. Ma olen terve seljakotiga. Ega ei julgegi. Sama hästi laps tegelikult just kõndis siin. See tundub nagu mitte üldse vetru, vaid lihtsalt. Kurat, ma kardan, et ikka siit võib jalg vahelt minna. Aga siin pigem vist niimoodi lebotad ainult lamad, noh. Või tuleb mingi kalamees ja püüdma kala. Igasugused fanatte. Aga huvitav, ma pole seda näinud. Noh, mina siit lolli peaga oleks kohe peakat hüpanud ja keeld on olemas. Vesi tundub soe, noh, seal on rannapiir on seal tegelikult. Nii, lebotan siin rannatooli peal. Seal on, nagu ütlesime, enne võrkkiiged aine. Siin on selline plate tehtud, sellised suured rannatoolid ja rand on ka korda tehtud näha, et aljastustööd on tehtud aine ja liiv on seal ilusti olemas. Mis tahaks öelda, et väga mõnus, et selline asi on tehtud. Raha on nagu õigesti suunatud, eriti kui selline suvine ilm on tulnud. Ja siin taga on veel toole ja seal kõige taga on siis skatepark. Seal on veel mingi punalint ümber, ma ei tea, võib-olla oli vahepeal keelatud või jälle midagi uut ehitatud. Et ühesõnaga ühes kohas kokku pandud väga mõnus selline kohake, kus nautida, vähemalt meie tulime. Ja vaatage sinna siis laululavale, seal mingi inimene tegi trepi jooksu, me siin naudime. Kuidas igaüks tahab enda hommikut alustada. Väga mõnus koht. Kes sööb pirukaid ja kes jookseb? Kes sööb pirukaid, täpselt. Me valisime seal piruka söömise.
aitäh, ühe võtan. Ma ei taha kõik ära süüa, muidu jääb kõht tühjaks teil. Jah, meil on veel tõesti. Suured tänud, nautige ilma. Tšauks. No nii, rahulikult istume rannatooli juures, lasteaed tuleb siia, peab lõunapausi. Selline luksus. Tuled lasteaed siia kasvatajaga. Ranna äärde, pakitud lõuna kaasa. Täielik vaikus, mitte ühtegi autoliiklust. Täielik vaikus. Ja siis poiss ütleb, et pähklit soovite. No muidugi, annab veel pakub. Väga tore. Kohe tegi tuju jääks. Jah, lasteaed selline elukeskkond, millest ma räägin. Ja täpselt, et kõik on nii lähedal olemas. Nii vaba kuidagi. No kuuled jah, nagu sa ütlesid väga hästi, et ühtegi autot pole. Et väga hästi lasteaed paigutatud siia. Saavad siin chillida, nautida mänguväljakud. Kõik, mõnus, väga mõnus. Lapsed mängivad malet. Tarvis. Ja, siin äkki terve nädal, nii et pole hullu. Ei, me oleme tegelikult Tartust, meil ei ole midagi. Me teeme siin suvel nüüd niimoodi, et külastame Eesti eri paiku. Ja Elva jäi nüüd siin kohe alguses. Palju õnne. Noh, aitäh, suured tänud. Suured tänud. Vaata, kui tore, Elva üllatab kohe, suured tänud teile. Kõigepealt öeldakse, et edu palaval ilmal ja siis veel kingitakse meil siin taimi ka. Mis meil viga? Roosid kingiti sulle, saad aru? Kuule, mida me teeme? Mis ma lähen koju hakkama istutama? Lapsed mängivad malet rahulikult. No, ma ei tea, ma olen sõnatu, ma olen üllatunud. Eesti rahvas tuleb ja üllatab lihtsalt iga päev. Mulle meeldib, aga ongi, mulle meeldib, kui inimesed ei tule ka. Paljud inimesed võib-olla niimoodi, et kaamera vaata jälle mingid inimesed, oleme kogenud mingit asja. Vanem naisterahvas tuleb, edu, palav ilma, et ta valinud, kingib roosid, mõnus, endal ka tuju kohe, super. Jah, aga turismi info on olemas, aga me juba siin on väikese töö teinud, me oleme siin varem käinud ka. Ei hakka tead praegu hakkama, meil on siin roosid käes ka, meil on plaan paigas. Teeme väikse tiiru peale, aga väga ägevad sellised putkad pandud siia. Kujutan ette, et siin on veel korralikult ruumi. Peetri pitsa on siin, ma toda ei näe, see on vist äkki mingi lillepood, mingi käsitöö, äkki ongi lillepood, ei tundu küll. Et igatahes siin on veel ruumi korralikult putkadele, et võib-olla Tartus selline paralleel tuua Emajärde, kus tuleb meid järjest söögikohti juurde. Et siin on ka äge, et tehakse. On ikka lilled, Männilinna lilled. Super, meiega liigume edasi ja paneme aga. Ega siin saab paar sammu edasi teha, siis jälle uudistad midagi uut. Ägedad istumiskohad sellise varjualusega. Jälle mingi uudne lahendus, ütleks mina. Ja kui ma nüüd selge pilguga vaatan, siis on mingi valgustid üleval siin, et õhtuämaruses istuda ja chillida. Aga siin ongi Elva linna süda, kui lähedamalt uurida nüüd. Ja külaline oled jõudnud Elva linna südamesse, seisad Elva keskväljakul, kus sinu ees avaneb tegevusi ja lummavaid vaateid pakkuv avalik ruum. Head külastamist. No nii, järsku olemegi linna südames, ega ei saanud arugi, aga tõesti jaaneb välja. No selle promenaadi arhitektiks küll mingi preemia saa. Ja siin on ikka tööd tehtud, vald on väga super tööd, et kui siin vallad vahepeal ühinesid ja värgid, et kes saab raha, kes saab toda. No siin Elval müts maha, nemad on ikka hea töö teinud. Rahvas, kes veel roosid kinkis, lehvitas siin, et läks apteeki, aga mis me tahtsime apteegist rääkida, et selline idülliline kesklinna apteek on siin kirjas, et ei ole kuidagi mingi suurfirma oma euroapteek või kus sa näed, et see on ägedas kohas pandud paika, et mõnus jälle. Iga väike asi siin annab kuidagi elujõudu ja rõõmu. See on võib-olla veidi modernsem kujundus või selline modernistlikum, et siin me oleme nüüd Elva Keegel ja resto, tegelikult me plaanisime alguses siia tulla sööma, avatakse 11, kui ma ei eksi, aga me teeme ühe tiiru peale ja kuna me saime sajakastest natuke kõhu täis, siis me vaatame, kuidas sajast on, aga näitame siit lähedamalt, et selline võimalus on siin, et ka keeglit mängida ja siis toitu nautida. Menüü on siin samas, võime ju huvi pärast vaadata, näe keegli kõrvale kohe. Aga mõnus, et kuna siin ju rahvas on, et aga jällegi, mis on, et ikka ümber selle järve või selle järve läheduses ikka hullumeelselt ägedaid asju on ehitatud või on veel ehitamas isegi inimesed. Et ma siin kujutan ette, et siin saab veel korralikult teha. Aga suur töö on ära tehtud nüüd. Kuule, aga üks küsimus selle, on sul üldse mingi, välja arvatud lõpetamise? Keegi naisterahvas tavalisel päeval kinkinud sulle lill? Jumal hea point, ma ei mõtlet niimoodi. Võtsin nii enesestmõistetavalt seda. Aga mulle kingitud lilli ainult lõpetamistel ja kunagi sünnipäeval on toodud. Aga niimoodi lihtsalt suvaline.
naisterahvas tuleb Elvas, me ei ole kohalikud ka, võib-olla ta sai kohe sellest aru, see on tore. Ja annab roosid lihtsalt, no ma ei tea, tehke järgi või võtke välja, siin ei ole mitte midagi muud öelda. Sellist kogemust kuskilt mujalt ei ole saanud, nii et tore algus meie videosaagele muidugi. Et Elva on pannud väga sellise lati kõrgele tõstnud tegelikult teiste linnad jaoks. Ütlen niimoodi, et kui nüüd meil seal kuskil Jõhvis keegi lilli ei too, siis saab nii-öelda vähem punkte. Aga ei naljaks, et näe veel lilli. Et see oli väga hea küsimus, et tõesti ei ole võõras inimene, veel võib-olla naisterahvast ka niimoodi meeste rahvale. Väga tore asi, mida teha. Meie päeva tegi korda ja kohe rõõmsamal sammul saame sammuda. Kuubi 11 on siin ka, et siin söögikoht järjest tuleb. Me ei hakka, noh poed ka, mis me hakkame siin lähedalt peatama, Rimi näeme siin samas. Et kindlasti on siin veel poode. Nii, nagu ma ütlesin, Elvas varem käinud, siin on siis Elva kaubanduskeskus. Mis ma siin mäletan, et on see Lõuna-Eesti ralli on siin vahepeal läbi käinud, et siit samast on Ott Tänak isegi paugutanud enda masinaga, et rahvas kogunenud linnakatsele. Äge värk jah, aga näe, mis äge reklaam tegelikult Elva südaöö jooks, et südaöösel jooksed siin suvel. Tegelikult ta võiks ju nagu kuupäeva kirja panna. Ei, vahepeal ikka selliseid jookse on alati tore teha, mis need teevad siin Friday Night Runid ja mingi värvidega jooksud. Et alati on tore vaadata, kui üritatakse teistsugune lahendust teha. Nii, nagu näha, Elva Postimaja väga ilusti välja toodud ka aastaarvu 1796. Et nagu aru saame, siit see Elva linn siis alguse saigi. Posti sellisena linnana tuntud ja siia hakati siis ümber ehitama asju. Puiesti 1 väga ilus aadress kantud kohe sellele Postimajale. Kena. Ilus. Ja seal on mingi isegi posti kõrts on selle. Omal ajal käid isegi õltsi lürpimas. Oi, siin on ikka aastal 1645. Maantee kõrts. Oleks seal tinunni peal. No, siin on ulmene. Oleks video teinud sellest, va? Oleks siis saanud videot teha, tuled siia poistega obeste peal. No võtame ühe paari õlle. Mis tänane päevaks on? Parem oleks päevaks. Aga huvitav on see, et jah, siin on jah mingi 1645, aga siin on mingi uuem pilt, vaata, noh, muidugi sellele ei olnud fotograafi, aga mingi masin on juba meil siin toodud. Et jõukas rahvas oli meil siin, väga tore. Maas liitsin ühe summipileti. Aga mis ma enne tegelikult tahtsime öelda, et üldse prahti pole maas neid või niimoodi. Eks Eestis ei leiagi nii tihti, aga Elva on ikka praegu väga puhta mulje jätnud. Aga summipilet leidsin maas. Ja ma arvan, et võidupiletit maha visata, see on ka kaotus. Selle märgi kohta ütles meie tööpetusõpetaja mees vihmavarjuga teel hädas. Sellepärast mulle ei meelde. See mees on ikka väga hädas. Vihmavarjuga. Sellepärast mulle ei meelde alati. Nii, siin on siis politsei ja piirivalveamet. Võib-olla tavaliselt nad jäävad rohkem niimoodi esile, aga näe, siin on ka tore näha, et on sellis võib-olla vanemasse majja kolitud ja jäädud paikseks. Lastele antud nagu rohkem seda ilusat tunde. Jah, et seal järve ääres oli selline võib-olla modernsem või selline, aga siin on näha, et tähtsad härrad teevad sellises hoones tööd. Pole midagi vahet. Mida ma ronima, aga näha, et on raamatukogu ja koolid, et no loogiline, ikkagi rahvast jagub, nii et kõik asjad on olemas, poed, koolid, raamatukogud, apteek, politseimaja, et mis me hakkame sealt lähemalt vaatama, pigem suundum juba randa, et saaks juba sisse sulpsata. Ja kui ütlesime, et ei hakka lähedamalt võib-olla kooli näitama, siis tegelikult näeb ikka väga suur välja, et selline ägedalt tehtud või majesteetlik, ütleks mina lausa, et ma ei tea, kas teile kaameras jääb tunne, aga ma siit juba kaugelt näen, et see on tõesti suur. Et äge, väga mõnus. Väljas muusika põksub, lapsed veel peavad koolis käima. Nojah, me juba naudime. Ja, juba me 3. klassi poisid panid kõlarid üles ja davai õpetaja tänaks aitab. Kooliraadio käima. Nii, nagu ütlesin, et ei hakka hooneid näitama, aga kõnnime mööda ja näeme, et nii ägedad nad välja. Siin on näha Elva spordijoonet ja tõesti need suured aknad ja selline kujundus seal puu näol ja selline koridor, vaata nagu lennujaama koridor koolist sinna võimlasse või spordijoonesse tähendab. Et tahtsime sealt lähemalt näidata, et me ei kõnniks nii ruttu mööda. Et tõesti. Mis tingimused on ikka lastele loodud? Hullu meelne, nagu nii mõnus. Otse koolist mine nüüd suurde saali ja hakkame palli peksma. Väga võimas. Nii oleme siin Elva staadioni juures, ehtse Elva koduväljak, siis mõnus muruväljak. Kõik tribüünid olemas seal, ilusti mängijate istekohad, siin on äge sponsorite list ja kõik kohe jäi silma sponsor FIFA, nagu FIFA oleks, nagu jalgpalliorganisatsioon, aga võt, reklaamrõivad ja kingitused hoopis sellisel näol. Aga ilus staadion ring olemas ja minu taga mängivad siis 2 inimest tennist, jällegi väga mõnusad sportimisvõimalused. Nii, siin on jälle väike selline stend, jah, saab infot.
jah, bändid käivad siin, jälle see südajooks, aga Elva kohvikute päev, et ma olen isegi Facebookis sattunud sellise ürituse otsa. 10. juuli. Juba varsti tuleb, aga Elva spordipark jooksurajad. Sportimisvõimalus suurepärased, sest tegelikult ma olen siin kunagi Elva metsas ju lõpeb see maastikumaraton, mis hakkab sealt Otepäält, Tehvandi staadionilt ja siin metsades lõpeb Elvas. Nii et isegi siin olen kunagi väikse jooksuringi teinud. Aga meie suund on praegu laululava juurde. Ja huvitav asi, et siin laululava juures tegelikult no kuskil 5 aastat tagasi, äkki 6. Mul oli selline tööots Rally Estonia, et me aitasime siia tuua neid õllevaate ja asju. Ja üks kõige raskemaid asju mul siiamaani meeles. Masina sealt kuhugi ligi, rekka pani kuhugi siia meile selle suure Alekoki külmkapi. Siis me kahekesi, me olime ikka päris kõhnad tollel ajal ja sellised väiksed poisid. Üritasime seda üles tuua jooksuga, nagu Ameerika jalgpallis surusime. Lõpuks me selle külmkapis ära toodud ja siis öeldi, et see üles ikka pole seda vaja. No nägemist, tööandja, nägemist, aitäh teile. Et see oli omaette kogemus. Aga siin juba mingi orgunn käib ju. Mingi väike telk on püsti. Ilus, väga ilus. Siin on väike ka selline kujuka, mälestusmärgikaine. Ants Sööt. Su elus kumiseb kaasa ja siis noodid. Väga ilus, aga muidu laululava asukoht on küll kena. Seal järve ääres enne olime teisel pool. Ja tõesti näeb suur välja, kaar ja kõik olemas. Ega midagi kui? Laulma. Meie läheb mujuma. Ja juba jõuame rannal lähemale. 300 meetrit on siis Verevi randa täpselt. Siin ma olen nüüd mitu korda käinud ujumas, sest mis mulle ujumas meeldib. Mulle väga ei meeldi üldse, kui peab sisse kõndima. Mulle meeldib, kui saab sisse hüpata ja siin on nagu need võimalused olemas. Et saab kohe ära kasta, ei ole seda külma hetke väga. Kohe karastab ära. Et siin oli isegi minust rannavalve, kui ma nüüd õigesti mäletan, kunagi sõber oli seal rannavalvab, Baywatchi tegi seal. Mäletad, tuli siin sellise randiga alati Tartusse, et oleks magama nagu jäänud kuskil. Rattur tuleb tagant ja laseb mööda. Aga jah, lähme teeme see sulpsu ära ja saame edasi rännata. Nii, siin juba rannaliiv tegelikult peab jalanud ära võtma, mida liivaks saada. Aga mis siin järve kohal on näha, on seda trossi ka, see on siis Elva seikluspark. Sinna me ei hakka täna ronima, aega ei ole nii palju. Aga vahepeal siin on tõesti ujud ja siis kuuled, kas keegi karjub ja laseb siit seda mööda trossi mööda. Et väga äge lahendus tegelikult, kuhu seikluspark teha. Kui ma ütlesin, siis mulle tegelikult meeldib sisse hüpata, siin veidi madal, peakat ei tohi, siin ma teen ühe sulpsu. Lähen sinna platte peale, teeb rahvale mõned hüpped, ühendusega esitakse rannale, kui sealt järjest tuleb. Aga näeme juba teisel pool. Ma arvan, et siin tuleb täitsa mõnus karastus. Ja 1, 2, 3. Mõnus. Mis öelda, hästi mõnus suve vesi tundus. Ja võib-olla veidi jahedam, näiteks Emajões. Voolav vesi on seal, siin on võib-olla veidi rohkem paiksem. Väga karasta, ma saan aru, miks lapsed suudavad mitu tundi siin praegu olla. Täpselt paras suve ilm, väga mõnsa. Nii, vees käidud. Mis siin rannas veel on? Mõnus rannabaar, muusika põksub. Juua saab süüa. Mis siin muud öelda? Väga mõnus sillak on ka tehtud, et palju päevitamisruumidi seda liiva peal. Ja kes tahab hüpata, saab hüpata. Väga perfektne kohak. No nii, Elvale tiir peale tehtud, saiake söödud, ujumas käidud, kohalikutelt kingitused kätte saadud. Siinkohal tõmbame Elvale kriipsu alla. Aitäh, elvakad, et võtsid mind nii toredalt vastu. Väga mõnus oli siin ja näeme juba järgmises asukohas.